Tere, head vaatajad, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Samuti on rahandusministri avaldused lugupidamatud rahva ja Riigikogu saadikute suhtes. Planeeritavast umbusaldusavaldusest, poliitilisest kultuurist ning Eesti majandusseisust räägin enda tänase esimese saatekülalisega, kelleks on Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. Tervist! Tere päevast! Nii, hakkame siis aga küsimustega kohe pihta. Kas Jürgen Ligi umbusaldamise protsess on tavapärane poliitmäng või usute, et riigi rahakott oleks paremas seisus, kui oleks tehtud efektiivsemaid otsuseid? Et on seal kuidagi ikkagi seisab see asi otsuste taga? No kindlasti see seisab otsuste taga ja minu arust Reformierakonna üldiselt on kinni veel 90ndate arusaamades, kus oli selgelt välja toodud väga lihtne maksusüsteem, ühetaoline, arusaadav, aga selge on see, et ei ole rohkem solidaarne. Ehk siis need inimesed, kes teenivad väiksemad või keskmised tulu, siis nad on löögi all. Ja loomulikult me räägime inimeste ostujõust, tarbimiskindlusest ja see on suuresti ju nendel inimestel kadunud. Et seda olukorda parandada, siis me peaksime tegelikult Eesti riigi eelarve üle vaatama ja muutma struktuuri. Ja me oleme sellest juba päris pikalt rääkinud. Ja kui me oleme need ettepanekud ka esitanud rahandusministrile, siis on reaktsioon olnud väga ühetaoline ja selge ja see on kõik rumalad mõtted, mis me oleme väljendanud. Kas debati tekkimine praeguses olukorras on teie hinnangul rahandusministriga siis võimatu või raskendatud? Võimatu, sellepärast, et mitte ainult ta ju ei pahanda meiega, vaid ta pahandab ka teiste riikide valitsustega, kes tema väidete kohaselt võtavad kohutavad rumalaid otsuseid vastu. No näiteks, Läti ja Leedu kehtestasid omal ajal pangamaksu. Kohutavalt rumal otsus tema arvates, aga samas on näha, kuidas tegelikult nii Läti kui ka Leedu riigieelarvesse on laekunud 100 miljonid. Mikski pärast tol ajal, kui see oli võimalik ja kui Euribor oli kõrge, ülisuured kasumid olid ja need kasumid tegelikult pankades ei olnud seetõttu, et pangad oleks teinud head tööd, vaid see oli ikkagi regulaatori otsus, ehk siis Euroopa Keskpanga otsus tõsta kogu majandusolukorras siis Euribori ja selle pealt lihtsalt tuletan meelde, et kui tavapärane kommertspankade selline aastane kasum on kuskil 500 miljardit normaalne, siis tol ajal olid lausa miljard ja enamgi aasta kasum. Ja siis loomulikult me tegime ettepanekud, nii nagu ka tegi seda nii Läti kui ka Leedu valitsused, pangad peaksid solidaarselt tegelikult panustama ja aitama riiki. Reformierakond ütles selle peale, et ei, panku ei tohi puutuda. Nüüd, kui me vaatame selle käibemaksuga, et nii katusorganisatsioonid, siis Eesti Kaupmeeste Liit on selgelt väljendanud arvamust ja soovi, ja nad näevad ju tegelikult probleemi, et toiduainete käibemaks tuleks alla tuua, sellepärast, et esiteks poodides on inimesed ostavad vähem ja nad ei osta selles mõttes toiduained vähem ainult, vaid ka nii-öelda rahaliselt käibed on langenud. Mis tähendab mida? See tähendab seda, et tegelikult inimesed tunduvalt vähem hakanud sööma. Või siis ei ole täisväärtuslikku toitu juba nii-öelda suutnud endale osta. Ja kui me oleme nagu selle ettepanekuga ma arvan, et väga paljud inimesed on loobunud lihtsalt sellest toidukaubast, mis on lihast ja kalast täpselt. Et see kvaliteet toidulaual on lihtsalt langenud. Et kui jahu peale üle minna, siis väga tervislik see ju pikas perspektiivis ei ole ja me saame kõik sellest aru. Ja siis me hakkame koormama juba haigekassat. Jah, absoluutselt, see on ju sotsiaalvaldkond, see on tervishoiuvaldkond ja kõik nii edasi, et see on ju mõjutab otseselt meie tervist ja koormab siis üleüldiselt ka teiselt poolt juba riigieelarvet. Me oleme tegelikult Euroopa Liidus 2 riiki, kus ei ole toiduained käibemaksu osas erisusi. See on Taani, kus on käibemaksu määr 25% ja Eesti, kus on käibemaksu määr 24%. Teistes riikides on kõik astmed olemas. On olemas põhitoiduainete astmed, vaheastmed ja nii edasi, et kaugele ei ole vaja minnagi, võtame kas või Soomes, on selgelt toiduainete käibemaks langetatud juba eelnevatel perioodidel, nüüd natukene veel langetati. Rootsi tegelikult
tegi päris suure otsuse, kus Rootsis oli alles aasta aega tagasi käibemaksumäär 12% toiduainetele, nüüd ta langetati 6% peale, arvestades kõike seda inflatsiooni, arvestades ka energia probleemi, kus on Hormuzi väin kinni, et see kõik tegelikult ju väljendub ka lõpphindades, ka toiduainetes, siis on tegi need otsused ära. Läti, Leedu täpselt samamoodi. Ja kui me oleme välja käinud, et miks siis Eesti seda ei tee, siis on öeldud, et Jürgen Ligi poolt, et see on väga rumalad otsused ja ka teised riigid, kes on need otsused juba vastu võtnud, on ka väga rumalad käinud. Aga kas inimeste toimetulek ja heaolu sõltub vaid ametis oleva valitsuse otsustest või on siin piisaval määral ikkagi neid sammu välistegureid, mida te juba mainisite, mis paratamatult majanduslikku olukorda mõjutavad? Ehk siis mil määral on tegelikult ministritel käed ka seotud? Selge on ju see, et see kõik, mis toimub Hormuzi väinas, meie seda ei algatanud, meie seda tõenäoliselt ei lõpeta ja need praegused löögid, mis on saanud sisse, ma arvan, kõik maailma riigid, kus siis nii bensiini kui ka gaasi ja ka diisli hind on tõusnud, siis see on selles osas me ju ei saa mitte midagi ette võtta, et kuidagi ära lahendada selle Hormuzi väina kriisi. Selle jaoks on olemas teised riigid, kes on mõjuvõimsamad. Ja me räägime eelkõige siis nii Ameerikas kui ka Hiinast ja selge on see, et see olukord seal Pärsia lahes on väga keeruline. Mida meie saame omalt poolt teha ja mis on meie riigi siis võimuses, on antud olukorras pakkuda leevendust nii ettevõtetele kui ka tarbijatele, füüsilist isikust tarbijatele. Ja selle jaoks on olemas, kas siis, mida me oleme ka välja pakkunud, vedelkütuste käibemaksu langetamine, või siis vedelkütuste aktsiisi määra langetamine, mida on ka teinud teised riigid. Ja kui tegi seda nii Itaalia kui Hispaania, ja Hispaania tegelikult, ma nüüd peast ei mäleta, aga need summad olid kolossaalsed, mida tegelikult selle abimeetmena ka välja käidi, siis samal päeval me arutasime seda teemat ka Jürgen Ligiga Riigikogu saalis, siis ta oli väga pahane ikkagi hispaanlaste peale. Ma ei tea, miks pärast, aga ta ütles jällegi, et kõik, mis puudutab Hispaaniat ja neid otsuseid, see on väga rumalad otsused. Aga kas te usute, et me saame selles olukorras näidata näpuga ainult Jürgen Ligi peale ja öelda, et see on ühes persoonis kinni, see on ainult tema tahtmatuses kinni, et tegelikult see vist nii mustvalge siiski ei ole? Ei ole loomulikult. Jürgen Ligi on valitsuse liige. Loomulikult kogu selle valitsuse eest vastub peaminister. Aga Jürgen Ligi peaks vastutama oma valdkonna eest. Ja tema valdkond on siis rahaasjad ja rahaasjad peavad olema korras. Ja kui me vaatame ka seda kas rahaasjad on meil korras, kui me räägime ühest küljest maksupoliitika, mis on fiskaalpoliitika üks osa, teine pool on siis eelarvedistsipliin ja kuidas eelarvet juhitakse. Ja see on tema kätes. Ja kui me vaatame ka seda eelarvedistsipliini ja kuidas eelarvet on juhitud, siis ka seal on väga suured probleemid. Võtame kas või aluseks, et tema juhtimisel tehti siis otsus, kus kaotati ära siis tulumaksu või maksuküür. Ja see jättis tegelikult meie riigi eelarvele augu kuskil 700 miljonit. Samal ajal, kui see auk tekitati, võeti ka laen peale, mis tähendab seda, et Reformierakond täitis oma lubaduse valijate ees ja ma arvan, et ühiskondlikku tellimus tegelikult selles osas ei olnud, aga teisest küljest teades, et tegelikult see jätab päris suure miinuse, aga teisest küljest ta oli valmis katma laenuga kogu seda auku ja mis pikemas perspektiivis tegelikult muutub meil see raha veelgi kallimaks, arvestades, et laenuintresside osakaal meie eelarvest ainult tõuseb ja juba prognoositakse, et kuskil 3-4 aasta pärast on meie siis ainuüksi, mitte laenu tagasimakse, vaid ainuüksi intresside tagasimakse 1% SKP-st, mis on umbes 400 miljonit aastas. Ja see on probleem. Ja see on tegelikult rahandusministri ülesanne, kui isegi peaministrilt tuleb selline käsk allapoole, et seda tuleb teha, siis ta peab selgelt andma teada, et see tekitab meil sellised probleemid, mis ei ole jätkusuutlikud. Aga ta ei ole ükski kord Riigikogu saalis möönad seda, et see on probleem, vaid vastupidi kiitnud heaks veel. Et see on väga head jällegi otsused, mis praegune valitsus teeb. Aga see päris nii ei ole.
Iga kord, kui võetakse ette mingi umbusaldusavalduse esitamine, tekitab see kodanikes küsimuse, miks seda tehakse. Nagunii see läbi ei lähe, nagunii te ei ole saanud koalitsioonist kedagi enda selja taha, nagunii meil tulevad kohe valimised, mis tähendab seda, et ei Eesti 200 ega ka Reformierakond ise tõenäoliselt seda tooli vahetult enne valimisi kõigutama ei hakka. Kas sellel kõigel on üldse mõtet ja mis see mõte on? Et vastates siin inimestele, et miks seda tehakse? See näeb välja nagu poliitteater, aga tegelikult see on lihtsalt üks legaalne hoob, mida te saate kasutada. Just nimelt, see on üks legaalne käik, mida me saame kasutada. Ja ma loodan, et Eestis mitte kunagi ei tule sellist aega, kui seda käiku mingil viisil, mingil põhjusel ei ole võimalik rohkem kasutada. See on demokraatia osa. Me osandame probleemile ja probleemid on. Ja see on loomulikult opositsiooni üks tööriist. Nüüd on see küsimus, et kui seda mitte teha, järelikult me oleks nii-öelda vaikivalt nõus kogu selle olukorra, me ei ole nõus. Ja see ongi üks meede, üks instrument, millega ju tähelepanu tõmmataksegi rohkem, et meil on probleemid ühes või teises kolmandas valdkonnas ja vastavalt sellele tegelikult ka esitatakse ju ministritele umbusaldused, avaldused. Nüüd, kas see läheb läbi või mitte, eks see selgub lähiajal. Aga ma tean ka seda, et tegelikult on väga suur rahulolematus nii Reformierakonna liikmete seas, fraktsiooni liikmete seas, kui ka Eesti 200. Aga siiamaani on parteidistsipliin olnud ülem ja sellest ei ole nagu nii-öelda taganetud. Nüüd valimiste nii-öelda eel võib olla, kus on jäänud tegelikult väga paljud Riigikogu liikmetele kuskil veel tööd teha pool aastat. Ja tõenäoliselt mingi hulk nendest ikkagi näevad juba perspektiivina, et nad edasi ei saa. Seda näitavad ju tegelikult ka erinevad ka uuringud. Siis ma arvate, et tööaja lõpu selline pikkus on pöördvõrdelises seoses nende aususega siis? See võib täiesti nii olla, sellepärast, et ma ka eile, kui ma tegin, just arutasime toiduainete käibemaksu langetamise eelnõud ja pöördusingi nii Eesti 200 liikmete poole kui ka osade Reformierakonna liikmete poole, et aga ärgake, et näidake, et üks asi on see, mida ütleb teile partei, aga teil peaks olema ju enda südametunnist ka. Ja leikes üles endas ja hääletage vastavalt oma südametunnistusele. Küsin siia vahele täiesti juhusliku küsimuse, kas ja kui palju teie ise enda südametunnistuse järgi talitate või siiski erakonnas ja fraktsioonis käivad asjad ikkagi nii, nagu fraktsioon nõuab? Fraktsioonis käivad asjad nii, nagu fraktsiooni esimees nõuab. Aga selles mõttes loomulikult kõiki otsuseid tehakse konsensuslikult, vähemalt meie fraktsioonis. Ja õnneks ei ole meie fraktsioonis ka mingisuguseid tülisi ja erinevaid arusaamasi. Ma olen suuresti... Ehk siis te ikkagi möönate, et on asjaolusid, mis panevad otsustama nii-öelda meeskonnana ka siis, kui ise võib-olla päris nõus sellega ei ole, et eks see partei poliitikus lihtsalt niimoodi käibki? Mõnikord see nii käibki. Aga õnneks vähemalt selle perioodi jooksul, kus ma olen ka Riigikogus olnud ja olnud ka Keskerakonna fraktsiooni esimees, siis tegelikult opositsioonis olles peab tunnistama on ju natukene tööga kergem. Et see on reaalsus. Et üks pool on, sa oled koalitsioonis, sa loomulikult rohkem vastutad, siin ju keegi ei vaidle, aga teisest küljest opositsioonist vaadatuna sa võtadki oma siis valimiste programmi, platvormi ja vastavalt sellele siis püüad realiseerida neid mõtteid, mis väljendavadki erinevates otsuste eelnõudes, seaduse eelnõudes ja nii edasi. Ehk siis peab ju tõesti tunnistama, et opositsioonis olles on vähem erimeelsusi fraktsiooni liikmete vahel ja on nagu kergem tööd teha. Aga jällegi, kui nüüd jõuda praeguse valitsuse liikmete ja siis koalitsiooni juurde, mis koosneb siis nii Reformierakonna Eesti 200 liikmetest, siis kui ei oleks sellist signaali nende poolt Riigikogu koridorides, et selgelt sulle öeldakse, et Lauri, sa räägid õigust, et asi on jama. Ja siis ma olen öelnud, et kui on asi jama, siis tulge ja aidake meid, et võtke julgus kätte ja seda ma ootangi. Kas peate tõenäoliseks, et mõni reformierakondlane või Eesti 200 liige selle umbusaldusavaldusega liitub? Ma siiralt loodan. Ja selliseid, ma tean, et tegelikult me oleme praegu ka
4 opositsioonis oleva fraktsiooni esimehe kokku saanud juba, oleme arutanud, millisel viisil ja kuidas me võiksime edasi liikuda Jürgen Ligi umbusaldusega. Ja me oleme ka omal ajal kokku leppinud, et kõik fraktsiooni esimehed nii Isamaast, Sotsidest kui EKRE-st töötavad ka selle kallal, et veenda neid koalitsiooniliikmeid, kes on selgelt ka väljendanud, et nad ei ole asjaga rahul, et nad tuleks kaasa. No selge on see, et kuulujutud juba mõnda aega liiguvad, räägitakse valitsuse remondist, mille kavatsusi on peaminister Kristen Michal järjekindlalt küll eitanud, aga kas valitsuse remont nii lühikest aega enne valimisi omaks üldse mingit efekti ja muudaks olukorda? Suuremal määral mitte, sellepärast et see ei muuda ju poliitikat ja arvestades, et meil on jäänud pool aastat, siis ma arvan, et kõik need seaduseelnõud, mis vähegi tulevad Riigikogu saali, nad suuresti ei mängi suurt rolli, aga mida on näha on see, et nad püüavad tuua Riigikogu saali sellised seaduseelnõud, mis seavad kohustusi edaspidiseks ja väga suured rahalisi kohustusi, mida on väga keeruline uuel valitsusel tagasi pöörata. Ehk siis põletatud maade taktika käib ja see on vale. Kas seda ei tee mitte kõik valitsused, et nad midagi jätavad justkui ripakile, midagi nad algatavad, midagi nad ei lõpeta, mis tähendab seda, et järgmine valitsus paratamatult vastutab ka nende eelnevate tegude eest? Ma ei ole sellisel suurel määral seda näinud, kui praegu see toimub. Ma toon mõned näited. Järsku on toodud uuesti mängu kliimaseadus. No mille jaoks? Ma igaks küsin ära, fakt on ju see, et me ei saa riiki juhtida 4 aasta kaupa, et see peab olema ikkagi järjepidev plaan. Absoluutselt, ja see ongi probleem. Ja see ongi probleem, kus me ei ole suutnud sellises väikses riigis omavahel kokku leppida, et kas meil on nagu esiteks ühiskonna tellimus teatud küsimustes, valdav, või siis nii-öelda valdav ja enamus ja kõik saavad aru jah, et me lähme seda teed pidi. Või siis on ikkagi nii, et iga erakond nagu tirib tekki enda peale ja praegu on täpselt selline olukord, kus peame tunnistama, et iga erakond seda tekki enda peale ka tirib ja mis on vale. Ja me näemegi, et see on läinud meile ka päris kalliks maksma. Tegelikult ka. Et kui me vaatame kogu selle jällegi rohepoliitikat, et ühest küljest me teame, et mingi hetk oli otsus vastu võetud, et me peaksime välja ehitama või Eesti Energia oleks pidanud välja ehitama kiviõli siis tööstuse ja siis vastavalt siis tehased, mis hakkaks õli tootma. Siis me teame, et alles see protsess on päris nii-öelda maha jäänud, pidurdunud ja siis me näeme ka perspektiivis, kuidas praegune valitsus tahab üldse selle sektori kinni panna. Ehk siis mingi hetk tehti otsused ära, hakati sellega minema ja nüüd poole tee peal otsustati, et ei, tegelikult meil seda ei ole vaja, et me läheme täiesti põhimõtteliselt roheenergia peale üle ja see on nagu õige tee. Samas me näeme selgelt, kuidas Euroopa on pöördumas ja tendentse tuleb jälgida. Ja siis selle asemel, et panna korrakski pidurit peale sellele rohe üleminekule, mis on toonud tegelikult nii kogu Euroopale päris suure majanduslanguse, et meil tahetakse nagu eest ära veel minna. Ja meie sõnum oligi, et kui arvestades see järgmine valitsus tõenäoliselt, kui me vaatame praeguseid uuringuid ja reitinguid, et tuleb pigem konservatiivsemat nii-öelda laadi, siis ei ole ju mõtet ka neid seadusi praegu vastu võtta sellisel viisil, nagu soovitakse, sellepärast see on ju kõik ametnike ressurss, see on riigi ressurss, see on ju tegelikult maksumaksja raha. Siis piltlikult öeldes istutavad nad porgandid ja kartulipõllule ja kui teie porgandit ei söö, peate seda kastma ikka. Täpselt nii, aga seda ei tohi teha, jah. Ühe etteheitena ütlesite te, et Jürgen Ligi suhtleb inimestega ja enda töökaaslastega üleolevalt. Et kas meie poliitkultuur või kultuuritus õõnestab kuidagi Riigikogu tõsiseltvõetavust või meie poliitikute tõsiseltvõetavust üleüldiselt? No kindlasti. Ma arvan, et need väljaütlemised ja tegelikult ja eks me peame kõik peeglisse vaatama. Peame kõik peeglisse vaatama, et siin on hakata ühte või teist süüdistama, et see ütles ühte ja teist ja kolmandat, loomulikult see käib. Et tunnetate vahel, et Riigikogus läheb laadaks kätte ära, kasutades seda väljendit? Absoluutselt ja ma olen ka Riigikogu saalis pöördunud ka, et kuna jällegi lähtudes uuringutest ja küsitlustest tähendab meie maine, Riigikogu maine kui ka valitsuse maine on üpriski madal. Võrreldes presidendi institutsiooni mainega lausa 2,5 korda madalam. See tähendab seda, et presidenti usaldatakse, aga keda ei usaldata, on valitsus ja parlament.
Kas parlamendi liikmed on ise selles süüdi ka? Loomulikult on süüdi. Et alustame ka sellest, et mingisugused väiksemad või suuremad skandaalid, kui Riigikogu liige ei oska käituda oma kuluhüvitistega, noh, see loob ju sellist negatiivset pinnast, on No ju. tõenäoliselt ootab valija ka selgeid ja sihitud, ütleme siis, väljaütlemisi, mitte seda melu, mis seal toimub kõige selle ümber. No jah, aga vaata, see on kõik nagu nii-öelda koos, on ju. Üks pool on see, kuidas Riigikogu liige käitub, on ju, teine pool, kuidas ta väljendab ennast, on ju, mida ta tegelikult mõtleb ja siis lõpuks, kui ta mõtleb ühte, aga otsustab teistmoodi, no see kõik mõjutabki inimeste arvamus, mis tegelikult teil seal siis Riigikogus toimub. Ja ma olen öelnud selgelt, et me peame kõik olema tunduvalt vaoshoitumad ja ma pean tunnistama, et osad ministrid on päris kõvasti ennast tagasi tõmmanud. Välja arvatud Jürgen Ligi. Et arvestades neid pöördumise väljaütlemisi, mis ta arvab nagu rahva kohta, minust on juba ammu aru saadav, et sellele valitsusele meie rahvas ei meeldi, et ei ole õige valija. Ja see sildistamine, et pidevalt, et kui te kritiseerite, siis te olete riigi vastased, on ju. Kui te arvate teistmoodi kui Reformierakond, siis te olete riigi vastased, on ju, siis olete Eesti vastased ja kõik nii edasi. Ja see on nagu kogu aeg selline sildistamine käib ja see ju ei puutu ainult ju poliitikuid. Et see sildistamine käib suuresti ka juba ühiskonna osas, et kui ettevõtjate organisatsioonid ütlevad midagi, et nendele ei meeldi, siis ka nemad on juba riigi vastased. Et noh, see ei ole jätkusuutlik. Et kui nii-öelda päris suur rahul olematus on ühiskonnas, siis sa ju pead selle valitsuse poolt tegelema. Aga sellist nagu nii-öelda suuremat sellist käiku ei ole selleks loodud, et hakkame siis probleemidega tegelema, siis hakkame siis püüame vähemalt ära kuulata, mida siis rahvas tunneb ja mõtleb. Et samal ajal eriti mis puudutab vähese sissetulekuga inimesi, et öelda, et Jürgen Ligi poolt ja mina ka ei saa hakkama, see on tema sõnad, et mina ka käin poes ja vaatan neid allahinnatud toiduhindasi, et mina ka ostan konserve. Aga samas, kui ta ütles, et tema ka ostab konserve, siis ta tõenäoliselt ei ole ammu käinud poes ja ei tea, mis see konservi hind on, sellepärast, et nii sama lihtsalt see konserv nagu osta ei ole võimalik, eriti vähese sissetulekuga inimestel, sellepärast konservid on ka juba kallid. Ja see ongi need, mis tegelikult ju kütavad kirgi ja kui me vaatame ka internetti, sotsiaalmeediat, siis ma arvan, et ehk siis pigem mitte võib-olla isegi üleolevad, vaid eluvõõrad avaldused. Eluvõõrad ja üleolevat. Viimane, ma vaatasin sotsiaalmeedias tehti juba sellest laul, et kui inimesed on vaesed, siis ju vaesed inimesed tanklasse ei jõuagi. Oli see arutelu käik, kus me tegime ettepaneku, et oleks vaja siis midagi teha kõrgete kütuste hindadega, et ja seal oli 2 võimalust, kas langetada aktsiisi või siis vedelkütuste käibemaksu määra ja mille kohta öeldi, et ega see niikuinii neid ei aita. Nad ju ei käi tanklas, need vaesed inimesed. Aga jätame Jürgen Ligi ja konservid korraks sinna paika, räägime parem sellest, kas Riigikogu koridorides tehakse juba valimiseelseid arvutusi ja otsitakse uusi sõpru, et on Reformierakond teie ja Isamaaga üritanud sõprust sobitada. Kas selle kohta on ju kuulujutud liikumas? No ma arvan, praeguse olukorras tegelikult mitte keegi kedagi ei välista. Võib-olla EKRE ja sotsid, et see veregrupid ei ole nagu nemad teine teist siis. Ja, et võib-olla EKRE ja sotsid välistaksid üksteist, aga teades natuke sots, et kui läheb valitsuse tegemiseks, võib-olla siis ka risti ette ei lööda. Aga vähemalt retoorikas on selge, et nad positsioneerinud ennast, et nad on leidnud nagu üksteist selles mõttes, et nad on leidnud vastandumise. Selge on, üks on äärmuslik konservatism või siis EKRE on äärmuslik konservatismi esindaja ja siis sotsid on selgelt vasakliberaalid ennast positsioneerid ja selge on see, et nende maailmavaated on nagu öö ja päev. Ja tihtipeale nad seda ka debattides kasutavad ära ja ega see nagu ka ilus vaatepilt ei ole, sellepärast et see tekitabki sellised debatid veelgi suuremat lõhestatust ühiskonnas. Aga see selline protsess käib. Ja mis puudutab teisi erakondi, siis ma võin Keskerakonna poolt öelda, et meie kindlasti 27.
aasta peale 7. märtsi valimisõhtut kedagi ei välista. Aga te ei vastanud ikkagi mu küsimusele. Mu küsimus oli, kas Reformierakond üritab juba sõprust sobitada? On juba mingisuguseid arvutusi ja kokkuleppeid sõlmitud? Ei, selles mõttes, kui me räägime arvutuse kokkuleppest, siis kindlasti ei ole ühtegi kokkulepet mitte kellegiga sõlmitud. Tallinnas on Keskerakond Isamaaga koalitsioonis. Kas kokkulepped koostööks pikenevad ka Riigikoguni? Et uskudes toetusreitinguid, siis on teil võimalik ka oravad opositsioonipingile mängida? Mis puudutab Tallinnat, siis me oleme ju Tallinnas Isamaaga koalitsioonis ja meil on olnud päris hea ja viljakas koostöö. Ja ma arvan, et mis nagu puudutab Tallinnat ja seda praegust koalitsiooni, siis on tegelikult, mis on oluline. Oluline see on, et on saavutatud rahu, valitsemisrahu. See periood, mis siin aasta aega kestis ja võib-olla natukene pealegi, kus olid siis 4 erakonda, no ma arvan, et see oli selline aeg, mida ma loodan, et Tallinnas rohkem kunagi ei kordu. Ja inimesed tegelikult said ka sellest aru, et niimoodi edasi ei saa minna ja vastavalt sellele ka siis eelmise aasta sügisel Tallinna valijad tegidki oma otsused ja Keskerakond võitis need valimised. Ja Keskerakonnal oli võimalus siis valida endale partneri ja eks ta koos Isamaaga oli meie jaoks ja ka Isamaa jaoks tõenäoliselt hea valik ja mul on hea meel, et see koalitsioon sai sõlmitud ja see töö tegelikult käib edeneb. Mida ei tahaks näha, ja ma ütlesingi, et see 4 liit, mis siin oli, et see oli õudustöö, aga ma tahaks korraks Narva juurde tulla. Et seal, mis ikkagi toimub, et sellist asja Eesti riigis ei tohiks üldse olla, arvestades, et Narva on meie piiririik, 3. suuruse poolest ja käib selline sisevõitlus, kus tegelikult see valitsus, mis seal praegu on ja koalitsioon, kus on ka samuti eesotsa siis sotsid ja et seal on ju Stalnuhhin oma valimisliiduga, siis Katri Raik valimisliiduga, aga ärge unusta, et Katri Raik on ikka sotsiaaldemokraat ja päris juhtival kohal siis sotside erakonnas. Siis vaatamata sellele, et opositsioonil on juba enamus käes, siis Stalnuhhin koos Katri Raigiga ei anna võimu ära juba 3. kuu. Ja nad kasutavad erinevaid seaduseauke, et see nii ka jääks. Ja mis on eriti kummastav kogu selle asja juures, on see, et riik ei lähe sinna positiivses mõttes appi. Et öeldakse selgelt, et see on teie probleem, teie kohalik omavalitsus peab sellega tegelema ja kõik nii on. Ja ma oleks siseministri asemel väga murelik, sellepärast tegemist on idapiiri riigiga, linnaga, ja teine pool justiitsminister võiks ka natukene vaadata enda otsa, et kui on tõesti seaduses sellised augud, siis tegelikult justiitsminister oma meeskonnaga peaks ka appi tulema või minema. Tuleme ikkagi tagasi Tallinna juurde. Kas Peeter Raudsepp ehk siis isamaalaste ametipostile pandud linnapea on teie hinnangul oma tööga hästi hakkama saanud, et veerand ametiajast on tal läbi ja üks umbusaldusavaldus tänaseks ka seljatatud, et olid need etteheited temale teie hinnangul põhjendatud? Et isamaalased lõid ju Keskerakonna Tallinnas võimult sõnadega, et Keskerakond jagab ametikohti omadele, väärkasutab raha ja nii edasi ja kõik need samad etteheited on tehtud nüüd isamaalaste enda linna peale. No esiteks ma arvan, et kui üks linnapea või volikogu esimees on saanud esimesed umbusaldusavaldused kätte, siis võib öelda, et nüüd on ta tõeline kas volikogu esimees või linnapea. See on demokraatlikus ühiskonnas tavaprotsess. Selge on see, et sotsidele, kes selle umbusalduse tegelikult algatasid, on ju see olukord väga valus. Et neid kukutati, nad kaotasid valimised ja nad ju tegelikult Tallinnas väga palju kaotasid. Me räägime sellest, nad kaotasid positsioonist ja mis siin salata, et selles mõttes, et kui sotsid rääkisid ühte, et nemad oma meeskonda, oma erakonna liikmed ei võta tööle ehk siis Tallinna linna, siis tegelikult pilt oli hoopis teine.
ma ei lase teil poliitiliselt udutada jälle, ma ikkagi tulen selle küsimuse juurde tagasi. Kas Peeter Raudsepp on tööga hakkama saanud või on ta läinud ikkagi seda radapidi, mida isamaalased väitsid, et nemad kunagi ei taha minna ja nemad kavatsevad nüüd seda juhtimisstiili muuta? Ma arvan, et Peeter Raudsepp on hästi hakkama saanud ja tegelikult kogu meeskond on hakkama saanud. Loomulikult on asju, mida võiks teha kiiremini ja paremini, aga küsimus on ka väga palju eelarves. Et ma ise nagu linlasena, millele ma olen ka tähelepanu juhtinud, teede olukord on halb, aga küsimus ei ole selles, et see teede olukord halvenes Peetri tulekuga või siis uue valitsuse tulekuga. See nii-öelda puudujääk kogu selle teede ehituse ja parandus oli tekkinud juba siis, kui oli see nelikliit ja toonane... Mis see tähendab? Kas see tähendab raha valesti jaotamist, valesti suunamist? Ma arvan, et kogu selle kommunaalametis ja kommunaalvaldkonda ju tegelikult juhtis Reformierakonnane PPP on ju. Ja seal oli probleeme ja kogu see kommunaalvaldkond ja kommunaalamet kuidagi lagunes. Ja nad ei suutnud lihtsalt hankeid püstitada. Ja nüüd uuesti kogu selle süsteemi üles ehitada, seda võtab aega lihtsalt. Ma saan aru, et te koalitsioonipartnerid ei soovi kritiseerida, nüüd me jõudsime sotside juurest Reformierakonna juurde. Ehk siis jääme selle juurde, et teie hinnangul on tänane linnapea. Ma arvan, et tänane linnapea, kui ka volikogu esimees, kui ka kogu meeskond, kes praegu linna juhib, on tagant Tallinnale rahu ja on tagant sellise normaalse töörežiimi ja väga palju tööd on teha ja see on tõsi. Ehk siis iga poole ei ole jõutud, aga tööd on palju ees ja õnneks ja ma loodan, et meil on veel 3 ja enamgi aastat selleks, et need asjad Tallinnas korda teha. Lauri Laats, ma tänan teid selle intervjuu eest. Aitäh! Keskkonnaameti ja MTÜ Eesti Suurkiskjad järjepidevad vaidlused karujahi ümber päädisid sellega, et Kliimaministeerium kirjutas jahi eeskirjad ümber. Edaspidi võib karu küttida üksnes Keskkonnaameti eriloal. Mis on need kaalutlused, mil eriluba välja antakse, seda arutame Õhtulehe ajakirjaniku Marvel Riigiga. Tervist! Tere! No Marvel, kus selline temaatika? Ma tahaksin nii väga ikkagi sulle öelda mesikäpa kroonik, sellepärast et nende karuteemadega oled sa siiski tegelenud juba mõnda aega. Et kus sellised seaduse muudatused ja vajadus selleks üldse, et need arutlenud lauale tõsteti? Kõik vist taandub selleni, et kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, sealt tulid direktiivid ja põhimõtted kaasa ja selle järgi, ma eeldan siis, et ülejäänud Euroopa pinnalt, et karu elu, kuidas ma ütlen, karu siis käekäik ei ole kõige kergem, kõige parem. Ja siis selle järgi ei tohi karu niisama küttida. Või ütleme siis, et talle ei väljastata eraldi küttimismahte, vaid seda tuleb eraldi taotleda eriloa alusel. Et eks Eestis on ka tehtud neid erilubasid karudele, mis tähendab siis, et väljapool meie tavapärast jahihooaega, mis kestab sealt augustist oktoobrini, äkki kui ma need peast ütlen. Ja neid on nagu taodeldud, aga põhiküttimine on tehtud jahi ajal. Et nüüd kuna see üks MTÜ on väga edukalt siis just sellele loodusdirektiivile rõhutades vaidlustanud Keskkonnaameti korraldusi karusid küttida, on siis lõpuks võetud käsile ja tehtud nii-öelda plats lagedaks, mängureeglid uuesti paika pandud, et alustada nüüd puhtalt tehelt, et alates käesolevast aastast saab küll aasta ringselt taotleda seda eriluba karu küttimiseks, aga seal peavad olema põhjendused. Ja põhjendus, seda otseselt praegult nagu mängureegleid ka Eesti kontekstis siis pannakse kirja, sest esimene luba on standard, latt, millest siis kõik ülejäänud load hakkavad pihta, aga selle aga mis need tugevad argumendid siis oleks selle eriloa saamiseks? Põhikriteerium ongi nii palju, kui ma siis olen rääkinud nii ametnikega, peamiselt ametnikega, kes siis neid reegleid teevad hetkel, et kõik teised meetodid peab olema ära proovitud. Ehk siis, kui me räägime seal mesinike puhul. Kõik teised meetodid milleks? Kõik teised meetodid selleks, et kokkupuuteid inimestega minimeerida, et neid karu tekitatud kahjusid oleks võimalikult vähe? Mõlemad. Et selles mõttes sa pead paugutid, ma ei tea, ühesõnaga
tuleb proovida muid meetmeid, näiteks, ma ei tea, pane oma prügikastid kinni, kui sa seal kuskil metsa ääres elad, et sa ei tekita, et sa ei anna põhjust, lihtsalt põhjust motiivi karule tulla külla. See on põhiline, noh, et me võime minna... tegelikult inimene iseenda tegevusega või hooletusega võib seda karu endale sinna hoovi peale meelitada. No nii nad räägivad, et kui sul jätad nagu prügi välja ja ma ei tea, mis sa seal veel kasvataid seal mesilasi, et kui sa nagu ei kaitse, ei tee midagi selleks, et siis metsaasukas ei saaks lihtsalt tulla ja käpaga virutada, võtta, mis ta tahab ja ära minna, et kui sa ei kaitse oma vara, et kui sa selle eest ei tee midagi, et siis sa seda luba ei saa, aga kui sul on juba seal paugutid, kui sa näed seal vaeva, investeerid raha. Ma sinu artiklist lugesin ka välja, et prooviti ka elektrikarjuseid, aga need mesikäppasid ei peata. Ma ei ole nüüd ise sündmuspohal käinud, aga seal oli jah siuke juhtum, et siis mesilastarude küljed tarastati ära, aga karu leidis siis nii-öelda keskelt ikkagi tee, et ta ei tulnud siis piltlikult öeldes ühelt poolt või teiselt poolt metsa, vaid tuli keskelt põllu pealt, et see oli tee valla, et eks siis loom õppis ja nägi. Ja, et see käib tegelikult sama ka huntide kohta, et neid on ka seal karjuseid ja ma ei tea, kui kõrged ja elektrifitseeritud ja mida kõike, aga kõigiga, kellega sa räägid, et see hunt võib-olla esimese korraga ja ka karu, saab esimesel korral saab särtsu, hoiab eemale, aga kuna tal on nälg ja tahtmine, ta näeb, et seal on kerge suutäis, ta leiab, et ega sa nagu nende, kuidas ma ütlen siis, kujutlusele või siis sellele paindlikkusele ikkagi leida see tee oma sihtmärgini, oma saagini, et nad ikkagi lähevad sealt läbi. Ma olen algupäraselt küll maalaps, aga ütleme nii, et viimaste aastakümnetega tõenäoliselt ära linnastunud ja mulle tundub selline juhtum, kus karu läheb tõepoolest sinna mesitarude kallale või läheb neid silopalle seal rüüstama, tundub see pigem selliste üksikjuhtumitena, et kui tõsine see probleem siis tegelikult on, et kas neid juhtumeid on siis niivõrd palju, et see teema peab olema akuutne ja see on laua peal ja uut seadust on vaja? Sellega on niimoodi, et jällegi, olles nii palju kui võimalik maad kuulanud, erinevate osapooltega rääkinud, siis kui palju neid juhtumeid on, ega keegi täpselt ei tea. Siis tuleb rangelt teha vahet sellest, millest siis inimesed teatavad oma jahimehele, häirekeskusele, riigi infotelefonile, et oli karu, nägin või keegi sai viga karu tõttu, versus siis see, mis omavahel räägitakse, kuule, tead, mis mina eile nägin linna peal või? Karu, aga kui see info ei jõua siis vastavate ametisse, nad ei pane seda kirja, siis see jääbki nii-öelda kardina taha. Et oletuslikult on tuhandeid juhtumeid iga aasta, kus eestlane kohtub karuga, aga vaid väike osa nendest jõuab kuhugi registrisse. Aga samas meediasse jõuab ka lugu sellest, kuidas karu üritas keefiri pihta panna. Et mis ma saan aru, et ei pruukinud ka sedasi olla. Siin võib kasutada, et see oli tõeline karuteene kõikidele osapooltele, et seda all Raido juttu, et ei maksa nagu tõsiselt võtta ja ega ei saagi. Aga seal tegelikult on, ma tahan öelda, et jahimeestel on tegelikult ka, ma arvan, adekvaatne põhjendus olla hirmul, mis on tulevikus tulemas, et mõelge lihtsalt, kuna see MTÜ on vaidlustanud neid karujahtasid, siis kui lihtsalt mõelda, eelmine aasta Keskkonnaagentuur, kes siis tegelikult seirab meie Eestit, vaatab seal junne, võtab arvesse jahimeeste neid teateid karudest ja ka inimeste nägemisi, et on ära kaardistatud, kus kui palju karusid näeb. Nüüd selle pinnalt siis on pandud mingisugune number, mis eelmine aasta, et võiks küttida kuni 110 karu. Nüüd see MTÜ vaidlustas jahiaasta algul kohe selle korralduse, et jahimehed said kätte ainult 32 karu. Ehk siis Keskkonnaagentuur tahtis tuua nagu lisakasvu tagasi nulli, et me oleks seal kuskil 1000 isende peal. Aga mis see karude populatsioon on? On meil 1000, kuskil 1000, ütleme, et 1000 isendit ja see vist on nii juba hakkab sinna laeni jõudma, et väga rohkem ei jõua, et siis peavadki karud kaugemale minema, aina lähemale inimeste tulema, aga mu point on see, et kui nad ei saanud kütitud seda 72, mis tegelikult Keskkonnaamet ise, et see on niimoodi, et täpsustuseks Keskkonnaagentuur teeb soovituse 110 karu, aga siis Keskkonnaamet annab konkreetse korralduse ehk load välja, et kütime esialgu 72 ja sellest 72 saadi siis umbes 30-32, kui ma nüüd peast mäletan. Et meil on tegelikult juba 70 karu üle eelmisest aastast, nüüd tulid uued pesakonnad, ehk siis see arv on veel suurem ja kui me hakkame kõiki erilubadega taotlema, et see käib 1, 2, 3, hästi aeglaselt, et me ei jõua. Ühesõnaga, karude kasv tuleb peale ja mida jahimehed kardavad, nad kardavadki sihukest juhust, millest me tegelikult ise
ise kirjutasin, et miks ma siin on natuke välja printin, et oli 2019 Aegviidus, oli Aegviidus, ega ma nüüd asukohaga eksi, jah, Aegviidus, et seal tuligi kevadel üks noor karu, vist tal ei olnud võib-olla peas ka kõik korras, arvasid jahimehed, aga tema käiski alevikus, puude otsas inimeste juures, istus jahimeestega koos maantee kõrval kraavis, no ei olnudki midagi teha. Ja lõpuks, hirm arusaadav kasvas nii suureks, et ikkagi Keskkonnaametilt saadi luba ja veel toonase vallavanema hoovis sai karu siis nagu saatusliku kuuli, et mina saan aru, et see on see, mida jahimehed kardavad, et need juhtumid, mida hetkel on vähe, hakkavad paratamatult aja jooksul tihenema ja lähevad aina tõsisemaks. Ja siis me kõik tahaks näha, mis siis öeldakse, kui reaalselt keegi inimene jääb karuküüsi, et seda ei taha keegi. Kas sellised juhtumid läheminevikust on meil võtta? On. Need juhtuvad eelkõige jahi käigus, kus siis jahimees võib jääda emakaru ja poegade vahele ja neid on juhtunud. Ja olen ka tegelikult ise proovinud Õhtulehes jahimeestega jutule saada sellel teemal, paar inimest kätte saanud, aga erinevatel põhjustel, võib-olla ka selle Oraido Väike-Maarja mehe tõttu nad ei ole tahtnud rääkida, et kas see on siis tehtud niivõrd naeruväärseks, mis tegelikult on tõsine teema, et telefonis ühe jahimehega küll sain rääkida, aga ta ei tulnud nagu nii-öelda minuga kohtuma, et seda ametlikult, aga point oli see, et ta jäigi nagu karu küüsi, karu ammustas tal sõrmed küljest ja põhimõtteliselt oli juba nagu kutumees, aga siis ustav jahikoer ammustas teda tagumikust ja ta toona pääses nagu minema nagu kergemate vigastusega lõppkokkuvõttes, aga põhimõtteliselt kui karu oleks kogu oma jõuga ikkagi lajatanud, siis nagu Mati Kaal mulle rääkis, et tal on võimu nii palju, et üks käpalöök murab su selgroo ja ongi kõik. No aga hetkel me ju teame seda, et inimesed ei suhtu vähemalt siin linnapiirkonnas küll mitte nendesse karujuhtumitesse liiga tõsiselt. Ehk siis kui juhtub meil siin mingi karu kondama Õismäel oli vist viimati, siis sellest tehakse alati mõneti selline meediatsirkus, inimesed viskavad nalja selle üle ja tegelikult kas me ei suhtu piisava tõsidusega sellesse probleemi? No kindlasti, aga sul on ka raske suhtuda, kui sul ei ole esmast kokkupuudet. Selle võib võtta ka haigust ja muude asjade puhul, et kõige parem nii-öelda heas mõttes propaganda siis, et on see, et kui sa kuuled seda usaldusväärse inimese käest, et kui on lihtsalt teada, et jookseb karu ja karudest meil ei ole tõesti väga palju nagu neid juhtumeid või lugusid, et kui inimene on tõepoolest sattunud karuküüsi. Et ega mul on ka raske nagu neid nagu taskust võtta selliseid lugusid, neid on. Välismaa meedias me loeme nagu väga jubedaid asju, kus minnakse nii-öelda selfisi ehk enekaid tegema, aga see on reaalselt nagu enekas, et ärge palun metsloomade ja karude asjadega minge ikkagi selfisid tegema, et meil on vaja neid lugusid, et inimesi hoiatada, aga samas me ei taha, et neid asju juhtub, ehk tegelikult me ei taha ka neid lugusid. Ehk siis praegu sa tegid sellise ülevaate meile sellest antud hetke olukorrast ja nendest vaidlustest suurkiskjate siis MTÜ-ga ja Keskkonnaametiga, aga mis on nagu see tulem või mis on see lahend, mida sa näed, et peaksin järgnema, et kuhu see lugu võiks edasi viia, et oleks, ütleme, hundid söönud, lambad terved? No ma tahaks arvata, et enne seda jahi eeskirjade muutmist meil just oligi see talupojalik lähenemine, kus võeti arvesse nägemised, nii-öelda teaduslikud andmed nii palju, kui neid võimalik on, et ega meil ka ametnikud kõiki karusid ära ei kiibista, et vaatame, kuidas nüüd täpselt läheb, et võeti arvesse arvukus statistiliselt kahjustused ja selle pinnalt siis tõmmati siuke nagu kesktee, et oleksid hundid söödud, lambad terved. Aga see lihtsalt ei päde ja selles mõttes MTÜ-le ei saa midagi ette heita, pigem tuleks kiita, et nad on seisnud oma eesmärgi eest, õigustatud argumendid on pädenud, kohtud on hinnanud, et neil on õigus, reeglid on ümber tehtud, et nüüd ongi siuke nagu tabula rasa olukord, et see leht, reeglistik kirjutatakse uuesti üles, aga ma kardan, ma arvan, et ikkagi see olukord on selles mõttes nagu kehvema võitu, et ma paratamatult jään natukene rohkem jahimeeste poolele, et need lihtsalt see arvukus ja kui me kogu aeg kuuleme ja räägime, et metsa raiutakse vähemaks, et siis
noh, Neil ei kui ole loomad kuskil on olla ikkagi enam. territoriaalsed elukad, siis varem või hiljem keegi surutakse sealt välja ja ta läheb ikka sinna, kus ta saab süüa ja kui ta süüa saab seal inimese kõrvalt prügikastist, siis ärme siis, kas me saame naabrimehe peale pahane olla. Ehk siis tänases olukorras me laiutame käsi ja ütleme, et jääme vaatama, mis edasi saab. Jah, ja loodame, et siis ei tule väga õudsaid lugusid. Marvel, ma tänan sind selle intervjuu eest. Palun! Suur suvi on lõpuks kohale jõudnud. Millised on teie suveplaanid? Kuidas tavaliselt seda sooja aega veedate? Käin maal kindlasti, rohin, niidan muru ja võib-olla ka mõned festivalid, kontserdid on plaanis. Tööd tehes. Võib-olla tööd teha natukene aias. Täiesti ei olnud veel plaani üldse. Et mingisuguseid puhkuseplaane ei ole tehtud? Ei ole veel tehtud ja... Kõigepealt Haapsalusse veinipäevadele, Itaalia veinipäevadele ja edasi, eks tuleb tööd teha, mul tuleb näitus avamine. Purjetan. Purjetate? Ja, mul on oma purjekas siin. Et see on selline igasuvine tegevus? Viimased 15 aastad, jah. No rääkige, mis purjetamises on sellist, mis teid võlub? Kuidas seikvust. Ja et kohtad võõrad inimesed ja teed uued sõpru ja. Aga kuidas tavaliselt suve naudite? Tavaliselt naudin nii, et üks kord, kui ma tulen niimoodi välja siuke dressidega praktiliselt, siis tabatakse kohe kaameraga, et täitsa ehmata ära, eks, aga tavaliselt suve naudingi nii, et juunis, augustis teen tööd ja juulikuu ei tee mitte midagi. Aga tavaliselt, mis teil suvel teha meeldib? Kas üks kohustuslik grill, mõni muusikaüritus, ujumas käivad ikkagi suve juurde või pigem ei? No ikka juhtub. Niisugused spontaansed otsused. Et nii kui ilma siis on, järved on soojad, siis kindlasti ujuma. Kindlasti suvilas koos perega ja mingi reis ka tuleb. Ja. No kuhu reisida, kui kodumaal nii ilus on? No Türgi ikka või Kreekasse, ja. Grill juba tehtud, ujumas pole jõudnud veel käia. Aga mõni kontsert on äkki silmapiiri? Ei ole, praegu ei ole. Viljandi folk on üks top 1 ja ka Tartu Punch tundub päris huvitav. Ja ikkagi Haapsalus kõik need kohustuslikud augustibluusid, vanamuusikapäevad, siis on seal džässimuusikaüritus ja nii edasi. Aga selline palavus ja päikesepaiste teile sobivad? Ja väga hästi sellepärast, et saab rostale minna, ujuda, päikest võtta. Kindlasti nii sooja, täna on nii sooja ilm 26 kraadi. Muidugi, täna hommikul ärkasin üles, vaatasin mõnus soe ilm. Sai juba asju tegema hakata. Kui rohkem palavaks ei lähe, siis on hea ka, see sobib praegu, jah. Et siis selline Eestimaa suvi on täpselt paras? Ja, kõik on hea. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tänan, et vaatasite ning kaasa mõtlesite. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalis ning ka Spotify's. Ootan teid taas meie saadet vaatama juba järgmisel reedel ikka Õhtulehes.